Head inimesed, kui te olete siia Türi poole tulemas, siis astute ehk läbi ka Türi kirikust. Sest Türi kirik on kõige vanem hoone, mis on säilinud. Ta on 13. sajandist pärit. Kui me siseneme, näeme 4 sambale toetuvat gootistiilis kirikut, mille kõige tähtsam koht on muidugi altar, nii kiriku seisukohalt kui ka meie koguse seisukohalt. Altar on valmistatud 1693. aastal, seal üle on näha see aastaarvu, 17. sajandi kõige kuulsama Puunikerde ja Kristjan Akkermanni juhtimisel vähemalt. Ja samuti on Kristjan Akkermanni poolt valmistatud ka see kantsel. Valmisaeg peaks olema 1630. Sellised auväärsemad asjad meie kirikus. Kirikus on ka head mugavad pingid. Peaks olema pärit 18. sajandist kuskil tammepuust pingid, mõnusalt seljatoe järgi, istme järgi tehtud. Ja nüüd kirikus on ka orel, mille me äsja eelmine aasta remontisime. Ta on vendade Kriisade poolt valmistatud. Siin kirikus on ka uuemast ajast on siis ka need vitraasaknad ja need vitraaside autor on Dolores Ohman, meie kaasaega kuulsamaid vitraasikunstnikke siin Eestis. Omapäraseks teeb ka Türi kirikut veidi see, mis küll hästi praegu välja ei paista, on need 6 konsooli otstes 6 maski, 2 pikihoones ja 4 tükki siin altarihoones. Mida nad täpselt symboliseerivad, on muidugi raske öelda, aga arvata võib, et nad symboliseerivad siis koguse eri liikmeid. Ja see on üks selline haruldusi, mis on meie kirikus nagu säilinud. Me ei tahaks, et 7 venda korraga kirikusse tulevad, sest pärimuse järgi olla kunagi 7 venda Türi kirikusse tulnud ja kirik olla vajunud maa sisse. Aga praegu oleme kiriku põranda üles tõstnud. Ta on nüüd kõrgemal veidi kui maapind. See tähendab, et vesi ei vool enam kiriku põrandasse ja kirikul on all ka põranda kütte, mida me saame siis ka kütta ja kirikus on enam selline talutav temperatuur. Kiriku tornis on kirjukokk, mis on alles ka hiljuti valminud. Meil on siis kirjukokk on vist peaaegu ainsamana vist Eesti kirikud, kirjukokk, kus on torni otsas. See on meil üks selline ka, mis paistab kaugele. Need on plaanis vahetada tulevikus ära ka see kell, teha uus kell, suur kell. Saksamaa tehasega on läbirääkimised pooleli, et kunagi saaks siis heliseda ka Türi kirikus ilus uus kell. Kirikuaias on väga palju kuulsaid Balti-Saksa suguvõsasi maetud, kelle mõisad siin ümber Türi kiriku on olnud. Ja siin on maetud ka eestlasi. Ilmselt need 2 vanimat rõngasristi, mis meie kirikusuunas on säilinud, on eestlastele pandud ristid. Kui nüüd tulla Türi kirikusse, siis saab Türi kirikusse küll põhimõtteliselt igal ajal sisse. Kahjuks talvisel ajal on meil nii, et peab enne kokku leppima. Et ma tahan tulla Türi kirikusse, siis saab võimaldada, et päris nii lahti uksi hoida ei saa talvel. Aga suveperioodil kirik on lahti ka siis muudel aegadel, kui ainult jumalateenistuse ja talitsuse ajal. Ja viimastest uuendustest on muidugi see, et Türi kirik on ka valgustatud ümber kiriku, et valgus paistab juba kaugele ja ta on nii spetsiaalselt kiriku jaoks tehtud valgus. Kirikusse on teretulnud kõik inimesed. Räägitakse, et ühe kiriku ukse peal oli silt, et keegi ei ole nii patune, et ta ei tohiksid sisse astuda. Ja keegi ei ole ka nii puhas või patuta, et ta peaksid mööda minema. Nii et kõik, kes Türile tulevad, palun, olete teretulnud kirikusse. Siit leiate hingerahu, kunstilised vitraasid, kiriku tornist ainulaadse kirjukukke.
tulge vaatama.